Terve inimene, kohaliku omavalitsuse kõige kallim vara. Mis kasu on omavalitsusel tervetest inimestest? Kõige lihtsamini öelduna, terve inimene kui väiksem kulu omavalitsuse eelarvele. Terve inimene on nii majanduslikult kui ka ühiskondlikult aktiivsem, saab ise endaga hakkama ning suudab aktiivselt kogukonna ning omavalitsuse arengusse panustada. Kus ja kuidas kujuneb inimese tervis? Inimese tervis kujuneb 3 muutuja tulemusel. Esimeseks on inimese pärilikud tegurid. Teiseks on individuaalsed tegurid, mille kujundamine algab lapse east alates, oskused, teadmised, hoiakud. Kõiki neid on võimalik arendada või ümber kujundada. Mida varem tervist toetav käitumine omaks saab, seda vähem kulub ressursse tagajärgedega tegelemiseks. 3. on elukeskkond. Inimese tervis kujuneb suuresti seal, kus ta elab. Füüsilise elukeskkonna kõrval on sama oluline roll sotsiaalmajanduslikul ja psühhosotsiaalsel keskkonnal. Kuidas suurendada elanike heaolu? Pole vastutajat, pole arendust. Rahvatervishoiu strateegilise arendamise juures on esmatähtis vastutaja ja meeskonna olemasolu. Üksi maailma ei muuda. Eriti valdkonnas, kus 2 väga olulist tervist mõjutavat aspekti, haridus ja sissetulek, on teiste valdkondade pärusmaal. Just seetõttu ongi oluline, et igal omavalitsusel oleks loodud täiskohaga spetsialist, kes valdkonda arendaks. Suureks abiks on ka valdkondade ülese töörühma loomine. Kõige olulisem eeldus edu saavutamiseks on juhtide toetus valdkonna arendamisel. See on väärtuslik tugi, mida vastutav spetsialist vajab. Andmed on 21. sajandi nafta. Sama kaheldava väärtusega, nagu on ilma ennustamine pihlakamarjade punasuse järgi, on ka omavalitsuste otsuste langetamine isiklikule eelistusele, kogemusele või traditsioonidele tuginedes. Regulaarne tervise- ja heaoluprofiili koostamine ning seeläbi konkreetsetele andmetele tuginemine aitab ennetada võimalikku negatiivset mõju tervisele ja heaolule ning suurendada kulutõhusat ressursikasutust. Tasa ja targu. Soovitud sihtkohta väljajõudmiseks on vaja prioritiseerida, sest kogu maailma korraga sülle võtta ei saa. Tervise- ja heaoluprofiilis koondatud andmed ning analüüs aitab välja sõeluda ja esile tuua 2-3 teemat, millele piirkonnas lähiaastatel keskenduda. Oma tulevaste tegevuste ja saavutuste hindamist tasub alustada just siin etapis. Ainult läbi mõõdetavate eesmärkide ja näitajate seadmise saab teada, kas tehtud tegevustel on ka oodatud mõju olnud. Raske õppusel, kerge lahingus. Teades alg- ja soovitud lõpp-punkti, on vaja plaani, et kohale jõuda. Tegevuskava, mis ütleks, kes, mida, millal ja miks teeb. Oluline on siinkohal meeles pidada ühte asja: tegevuste paralleelsus. Näiteks laste liikumisaktiivsuse suurendamiseks on vaja tegeleda laste, lapsevanemate, lasteaedade ja koolidega, kuid samal ajal tuleb hoolt kanda ka avaliku ruumi eest. Ka selles etapis ei tohiks ära unustada enda tulevaste tegevuste ja saavutuste hindamist. Üldisematest prioriteetidele seatud näitajatest tasub edasi minna tegevuste hindamiseni, et hiljem oleks võimalik hästi õnnestunud ja arendamist vajavad tegevused üles leida. Iga lõpp on uue algus. Varem planeeritu on aeg nüüd ellu viia, seda nii tegevuste kui hindamise vaatest. Hindamisest saadud tulemused ja tagasiside annavad sisendi, mille alusel teha vajalikud muudatused ja kohandused. Kuna tervise ja heaolu suurendamine on olemuselt maraton, mitte sprint, siis tuleb arvesse võtta, et käitumise ja tervisenäitajate muutused võtavad aega kauem kui üks valimistsükkel. Sedagi ainult juhul, kui tegevused ei katke ja on tõendatud tulemuslikkusega. Kindlasti on meie suurim eesmärk, mille poole pidevalt püüelda, omavalitsus, kus on kõrge heaolu ja tervete inimestega atraktiivne elu- ja ettevõtluskeskkond.